Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Mina olen saatejuht Evelin Poolamets ning täna võtame ette 3 väga olulist teemat. Esiteks räägime valitsuse remondist ning sellest, mida see endaga kaasa toob. Ja räägime, mis toimub meie poliitikute peas ja mõtetes, et nad sõimavad Donald Trumpi. Ja ka 3. teema on meil väga huvitav ja põnev arutelu, mis on käima läinud, ehk mis puudutab vangla kohtade väljarentimist ja saates, nagu ikka, on meil EKRE naispoliitikud Gert Kingo, Helle-Moonika Helme ja kõige aktuaalsem teema on meil valitsuse remont, kus siis sotsid on välja visatud ja Reformierakond alustab oma tegevust 52 Riigikogu liikme kohaga. Helle-Moonika, kuidas sa hindad praegust olukorda? Mida Reformierakond üritab selle sammuga saavutada? No ma kõigepealt sissejuhatuseks ütleks, et selle olukorra on ära hinnanud kunagise Põhiseaduse Assamblee liige Jüri Adams, kes on ka põhiseaduse looja, kes väga selgelt on välja öelnud, et sellisel kujul valitsuse vahetus, nagu Reformierakond seda praegu tegi, on põhiseaduse vastane. Ja ta oma artiklis, siin oli mõned päevad tagasi, ta kirjutas sellest ka artikli ja seal oli väga selgelt välja toodud, et missugused protseduurid siis valitsuse vahetusel näeb ette meie põhiseadus. Ja ilmselgelt on sellest hälbitud ja see ei ole ainult siis Reformierakonna, kus ma ütlen, selline ainutegevus, vaid sellega on siis kaasa läinud ka president ja kahetsusväärselt ka õiguskantsler Ülle Madise on juba jõudnud öelda, et tema ei näe siin nagu mingit probleemi. Et me teame, kuidas kogu see seltskond omavahel on väga tugevalt põimunud ja ega see ei ole esimene kord. Ja ega Kristen Michal ju me küsisime tema käest infotunnis selle kohta ja ta ka täiesti nagu ülbelt ütles, et see ei ole ju esimene kord, et Ansip tegi juba niimoodi ja siis ei kobisenud keegi ja Kaja Kallas ju samamoodi läks ja lasi lihtsalt oma koalitsioonipartneri, siis tookord Keskerakonna ministrid, need oli veel rohkem, nüüd lasti 4 tükki lahti, aga lihtsalt läks Kadriorgu, lasi lahti ja ütles, et me valitseme nüüd edasi, aga Keskerakonna asemele lihtsalt ma võtan teise erakonna hakkame uuesti koalitsiooni kõnelusi pidama ja nii nad tegidki, aga see on selgelt põhiseaduse vastane ja kui meil oleks päriselt õigusriik, siis sellised asjad juba eos ei saakski juhtuda ja kui nad on juhtunud, siis president oleks pidanud kohe oma sõna ütlema, et niimoodi ei saa, tema sellisel kujul seda asja kaasa ei tee ja võib-olla Gert räägib sellest juriidilisest poolest natukene rohkem, aga ikkagi meie Riigikoguna andsime ju siis peale valimisi andsime oma, kuidas ma ütlen, sellise, nad tulid küsima meie Riigikogu käest siis oma heakskiitu, selle nad said sellele valitsusele ja täpselt samamoodi nad oleks pidanud tegema praegu, Michal oleks pidanud tagasi astuma ja siis hea küll, tuled selle Eesti 200-ga selle kooslusega siis uuesti Riigikogu ette ja küsid heakskiitu, on jälle hääletus ja nii nagu tõesti Jüri Adams ütles, kuidas põhiseaduse järgi see protseduur peab olema. Aga seda nad ei ole teinud, nii et mina ütlen, et absoluutselt kõik otsused, mida siis nii-öelda praegune uusvana valitsus teeb või kavatseb teha, on illegitiimsed. Gert, Kaja Kallas näitas meil eeskuju, kui ta viskas omal ajal valitsusest välja Keskerakonna ministrid, et kuidas sa seda tegevust kommenteeriksid? Reformierakond, tema käitumismuster ongi selline, et kehtivad seadused nende puhul ei kehti, nemad on Reformierakond ja mul tuleb sellega seoses kohe see nali meelde, et ma ei tule siit alla,
noh, see iseloomustab ka edaspidist käitumist, sest tegelikult on seaduse järgi on ju konkreetsed protseduurid ja tegevus ju ilusti ette nähtud, on ka põhiseadusesse sätestatud, kuidas kõigepealt siis küsitaksegi ikka, minnakse presidendi juurde, ütleme, tehakse ettepanek, et me soovime valitsust moodustada, siis küsitakse Riigikogult volitusi selleks ja hakatakse sellega tegelema. Aga noh, ju siis see võimu küljes olemine on niivõrd magus ja mina ütleksin, et mulle tundub pigem hästi meeleheitlik on see, et jumala eest, et ei saa ju ära anda seda käest ja me oleme Reformierakonna puhul eriti ja tema satelliitidega, kes neil seal valitsuses on, oleme regulaarselt näinud, kuidas lihtsalt eiratakse igasuguseid seadusi. Nendel on oma seadused, omad reeglid ja siis, kui juhuslikult midagi neile ei sobi, siis hakatakse rääkima kohe mingitest tavadest ja seadustest ja asjadest. Ja ma märgiksin nii palju veel ära, et nii kui Reformierakond või siis tema satelliidid erakonnakaaslased hakkavad rääkima sõnast õigusriik, siis on teada, et mingit seadust on rikutud. See on juba fakt. Monika, kas sulle tuli see valitsuse remont ootamatult? Ma tean, et enamus ühiskonna jaoks on arusaamatu, miks just praegu ja millised on need tegelikult põhjused? No ootamatult selles mõttes, noh, võib-olla tuli see kõigile, et noh, kui sa mõtled, vaatad loogiliselt, et kas oli õige hetk või mitte, siis noh, eks ega need tülid, neil olid ju ammu õhus ja noh, nad ise küll kinnitasid kogu aeg, et ei, valitsuse tervis on väga hea, ärge muretsege, aga Eesti on väike ja inimesed räägivad ja noh, loomulikult see info liikus siin ka Riigikogu koridorides ringi, et neil on omavahel päris suured probleemid, aga noh, eks ikka ju tead, et võim on see liim, mis ka selliseid kooslusi, kus on väga suured probleemid, ikkagi päris pikalt kinni hoiab. Ja noh, selles mõttes, kui vaadata, et meil oli praegu või on praegu ees kaks väga olulist hääletust. Üks on siis Riigikogu juhatuse valimine, kus kõigil on omad mingisugused huvid mängus kõikidel fraktsioonidel ja samuti siis see põhiseaduse hääletus, kus me hakkame põhiseadusesse siis kirjutama sisse, loodetavasti punkti, kus valida saavad ka kohalike omavalitsuste valimistel ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja siis noh, ühesõnaga veel ühe korraga need hallipassimehed. Et kaks väga olulist asja on meil ees, nii et noh, ütleme, kui seda loogikat vaadata, siis see samm oleks pidanud olema võinud olla üks paar nädalat hiljem. Miks nad selle praegu ära tegid, see on näha, et see käis ripa-rapa, nad on ise praegu väga, väga rabedad, nad käivad siin ka Riigikogus ringi väga, kuidas ma ütlen, murelike nägudega, kui muidu olid Riigikogu koridorid olid tühjad, siis praegu sa võid näha iga nurga taga siis koalitsioonisaadikute, praeguse koalitsioonisaadikute siis Reformierakonna ja Eesti 200 selliseid närvilisi saadikuid, kes on kogunenud nagu rühmadesse ja arutavad midagi, kas vähem või rohkem häälekalt, et see on päris selline huvitav protsess, mida me oleme läbimas, aga veel kord ma ütlen, hoolimata sellest, kuhu nad nüüd oma koalitsioonilepinguga, isegi nad on öelnud, et teevad 2 koalitsioonilepingut, see läheb nagu aina jaburamaks kõik, et kuhu nad sellega välja jõuavad, ei tea ja mis vahepeal võib ka veel juhtuda, ka ei tea, et eks me jälgime seda mängu täpselt samamoodi nagu avalikkus ja noh, vaatame, kuhu see rong siis seekord välja neil sõidab. Tuletan vaatajatele meelde, milliste vägitegudega sai siis eelnev Michali valitsus hakkama, et esiteks tõsteti tulumaksu 20%-lt 22%-le, kehtestati automaks, tõusis maamaks, kehtestati ettevõttele kasumimaks, tõsteti aktsiisi tubakale, käibemaks tõsteti kõigepealt 22%-le 1. juulist 2025 tõuseb see 24%-le, lisaks tõsteti bensiiniaktsiisi
ja tõstetakse ka diisli ja maagaasi ja kütteõli aktsiisi. Moonika, sa tahtsid midagi veel lisada, jah? Ei, sa lõpeta see, sul on väga hea loetelu, seda võib jätkata veel pikalt, aga noh, ma lihtsalt ütleks ka veel sinna paar sõna juurde. No ma veel paar asja, et see nimekiri on tõesti väga pikk, et ka elektriaktsiisi tõsteti mais 2024 45% peale. 2026. aastast hakkab kehtima julgeolekumaks, mida maksavad Eesti tulumaksuga maksustatud isikud ja juriidilised isikud alates 2026. aastast. Pensionitelt hakatakse alates 1. aprillist 2025 maksma tulumaksu ja mida veel tehti, võeti ära juba huviringidelt toetust, vähendati kodustelt lapsi kasvatavatelt emadelt võeti ära ravikindlustus ja mis tegemata jäi, ei kehtestatud maksu pankadele ja tegelikult ma tahakski Gerdilt küsida, et Gert, millised on või võiksid olla inimeste lootused, kas olukord läheb nüüd paremaks, kuna sotsid on üle parda visatud? Kuidas sa arvad? Ma kõigepealt ütleksin oma arvamuse selle ootamatu valitsuse vahetuse kohta. Noh, kuna see valitsus alustas juba oma tegevust kuriteo najal, ehk siis tuletame meelde Slava Ukraini ja Anna-Maria Lehtme teemal ja jätkasid ilusti. Selle aja jooksul on neil väga mitmeid rikkumisi, seaduse rikkumisi ja karistusseadustiku rikkumisi on, mida juhuslikult ei märgata ja millele tähelepanu ei pöörata, siis mina eeldasin, et need kuriteopartnerid hoiavad kokku nui neljaks, sest et noh, ei saa ju keegi ära minna, sest siis hakkab keegi äkki rääkima. Aga tihti on ka teine, nagu praegust juhtus ka, et see versioon, et kui üks lüli läheb nõrgemaks, siis eraldub see ära ja siis kukub ikka see kokku see asi. Nii et noh, see on tõenäoliselt ajutine asi ja sisuliselt ju ei muutu mitte midagi. Nad nimetavad ennast parempoolseteks nüüd. Ma ei saa aru, mida see tähendab, millest nad parempoolsed on. Et kest on sama, tähendab kest vahetati ümber, aga sisu on täpselt sama. Ma ei tea, milleks see vajalik on ja ma väga siiralt kahtlen, et see midagi nende endale kasulikku annab, sest et ma usun, et rahvas mäletab. Kolmekesi koos sotside Eesti 200 ja Reformierakonnaga tõsteti neid makse, kooriti rahvast nii kui võimalik, viidi inimesi ikka vaesusesse, samal ajal tuulutati miljardites riigi raha oma toiduahelate jaoks ja siin on tuulepargid ja näiteks siis, kui riigieelarvest tuli välja, et oli 2,4 miljardit rohkem suunatud ettevõtetele. No see iseloomustab seda valitsust väga hästi ja ma ei tea, kaua nad neid kuubesid nüüd vahetavad. Sisu jääb täpselt samaks, et ei muutu midagi kahjuks. Et kui EKRE oleks valitsuses, siis kindlasti kõik muutuks palju paremaks. Ja, et aitäh Gert, et sa lisasid sellele veel sellise oma mõõtme, et ma lisaks teeksin ühe sellise nalja ka veel sinna juurde, et noh, eile oli väga hea vaadata, kuidas meil olid arupärimised ja kuidas siis Kristen Michal tuli ja meile nagu täiesti sirge nauga hakkas rääkima, kuidas nüüd läheb elu nagu nii heaks, et nad teevad 2 kõige olulisemat maksumuudatust, pööravad tagasi ja nüüd hakkab majandus kasvama, nüüd jääb inimestele rohkem ja juba kasvab ja et see oli küll eelmise, nad võtavad seda aastalõpu sellist statistikat, kus inimesed noh, nii käibemaksu tõstmise hirmus kui ka automaksu hirmus ostsid endale kõik autod ette ära ja sealt tuli see ja noh, jõuluostud ka, et tuli see nii-öelda väike põrge üles. Aga et kuidas nad nüüd noh, nagu tõsimeeli üritavad rahvale selgeks teha, et kuidas nüüd noh, kuidas Paulused või Saulusest on saanud Paulused ja kuidas nüüd kõik läheb paremaks ja jälle kordavad seda sama, mida me kuulsime nii Võrklaeva suust kogu aeg, kui ta ütles, et maksud tõusevad, maksukoormus ei tõuse ja inimestel jääb rohkem raha kätte. No täiesti absurdne ja täpselt samamoodi Michali suust kuulsime ka iga asja peale ja inimestel jääb rohkem raha kätte. Aga anekdoot on selles, et noh, põhimõtteliselt noh, 5 sammu edasi, 1 tagasi, tegelikult kui vaatame
vaatame seda maksudel loetelu, mida Evelin, sina ette lugesid, mida oli, ma ei tea, 20 äkki, siis ma ütleksin, et 20 sammu edasi ja maksutõstmiste ja maksukoormuse teel ja siis nüüd tehakse kosmeetiliselt 2 pisikest sammu tagasi ja esitletakse seda kui suurt heategu, kuidas siis parteile ja valitsusele peab nüüd rahvas tänulik olema, siis see on täpselt nagu selles anekdoodis, kuidas perel oli väga kitsas oma kodus elada, oma korteris elada ja siis ametnik tõi talle sinna siis lehma, lamba, sea ja kitse ka veel ja siis 3 nädala pärast viis lehma välja ja ütles, et vaata, kui palju sul nüüd ruumi on, et ole mulle siis nüüd tänulik ja ela siin edasi ja ole õnnelik. Et see on täpselt samasugune Reformierakonna poolt praegu see käitumine. Et ma väga loodan, et inimesed näevad sellest kõigest läbi ja selle retoorikaga kaasa ei lähe. Jah, et kõigepealt tekitame probleemi, siis hakkame lahendama ja tegelikult on inimesed ju andnud ka hinnangu nii madalat valitsus, erakondade toetust me pole ajaloos mitte kunagi näinud ja inimesed isegi tahavad erakorralisi valimisi. Gert, kui tõenäoline on üldse see võimalus, et meil võiks tulla erakorralised valimised? No meie nii nimetatud õigusriigis, mida siis Reformierakond ja need armastavad nimetada, siis sellist asja ei tulegi. Loomulikult, sest see oleks see koht, kus siis ei oleks tõenäoliselt võimalik põhjalikult e-valimiste võltsimist ette valmistada ja võib-olla tulemused ja tõenäoliselt tuleksidki need tulemused, mis ei ole ju nii süvariigile ega Reformierakonnale sobivad. See on ju selge, sest igas normaalses riigis on ju tavapärane. Me oleme viimasel ajal siin näinud, kuidas on erinevates Euroopa Liidu riikides on jälle üksteise võidu, kõigil on need erakorralised valimised, aga kui me siin tõstatasime saalis ka selle teema ja vist Isamaa äkki õhuslikult mainis ja me oleme seda ise EKRE-ga pikalt rääkinud, siis Michali reaktsioon oli see, et nagu tal on see kohtlane muie ja siis selles mõttes meie riigis sellist asja ei saa toimuda. No igal juhul me saame näha veel, millise tagajärjed siis sellel valitsusremondil on. EKRE fraktsioon läks igal juhul nii-öelda uuele valitsusele appi, tegime 6 eelnõu, milles palusime makse langetada, nii käibemaksu kui ka automaksu kehtestamine lõpetada ja eks me näeme, saame selles saates veel kindlasti seda Michali teist valitsust analüüsida, aga lähme uue teema juurde ja see teema oli enne valitsuse remonti minu meelest Eestis üks põhiasi, et kõik, kes vähegi endast lugu pidasid peavoolus, sõimasid Donald Trumpi. No Moonika, kuidas sellist olukorda saaks hinnata või kommenteerida? No see on väga selline lühinägelik ja ma ütleksin isegi, et Eestile eksistentsiaalselt ohtlik. Et seal on väga palju selliseid mõõtmeid võib-olla taga, mida tavainimene võib-olla ei tea, ta peab väga kuidas ma ütlen, lähedalt jälgima seda, mis toimub võib-olla Ameerikas päriselt, et aru saada, mis on Donald Trumpi selline suurem plaan ja see plaan on tõesti palju globaalsem kui see, mida meie siin võib-olla oma väikesest Eestist ja võib-olla ka Euroopast tahetakse või suudetakse näha, et loomulikult maailma jagatakse globaalselt ümber, see, mis Ukrainas toimub, see alguses oli reaktiiv ja praeguseks on ta siis saanud üheks väga oluliseks osaks selleks maailma ümberjagamise protsessist, aga see ei ole ainukene. Ja kui me vaatame praegu, kuidas Kaja Kallas sõna otseses mõttes kiunub, et
siis Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindajana, ta peaks ju olema ka igatepidi kaasatud ja laua taga, aga tal löödi Ameerikas väga selgelt nina ja suks kinni. Ja põhjusega, sest et põhimõtteliselt struktuurid olid omavahel kokku leppinud, et ta läheb Euroopa poolt siis kõrge välisesindajana, sõidab Ameerikasse, kohtub Marco Rubioga ja nad saavad neid asju arutada, siis enne seda võttis ja plärtsus ta sotsiaalmeedias Trumpi suunal ja kogu Trumpi poliitika suunal väga selliseid õelaid ja kategoorilisi avaldusi tegi. Ehk et kui ta jõudis peale seda, siis lennuk maandus, jõudis üle ookeani, siis selle peale oli tal uks kinni. Ja see käibki kogu aeg niimoodi edasi, et suured protsessid on käima pandud, kõik maailma suured ja vägevad räägivad omavahel, lepivad juba milleski kokku. Euroopat ei võeta tervikuna enam tõsiselt. Euroopa muidugi ka oma selle rohehulluse ja roheideoloogiaga on oma majanduse kõik ära hävitanud ja kui me vaatame globaalselt, siis kellel on läbirääkimistel sõnaõigus, on need, kellel on majandused, need, kellel on raha ja Euroopal väga selgelt seda enam ei ole. Nüüd vähemalt nüüd hakatakse vähemalt mõtlema, et äkki selle rohepöördega natuke tõmbaks pidurit, aga nüüd on see uus rahapesuprojekt on püsti pandud, nüüd on raha julgeolekusse ajal, kus tegelikult globaalselt kõik juba räägivad, et me peame mitte ainult Ukrainas, vaid ka mujal maailmas, kus on need konfliktikolded olnud ja podisenud ja ka aktiivsed olnud, et me peame ikkagi igal pool nagu rahuprotsessid käivitama. Kogu maailm juba räägib rahust ja Euroopa ikkagi ja ka meie sõjaprintsessi eeskõnelusel räägitakse ainult seda, kuidas me peame relvastuma, kuidas kohe tuleb sõda ja ma ei tea, milleks kõigeks inimesed peavad olema. Inimesed on täiesti nagu hüsteeriasse ja hulluks aetud ja mõnes mõttes on see isegi eesmärk. Nii et küsisid küll Trumpi poliitika kohta, aga ma läksin võib-olla selle teemaga natukene laiemaks ja kaugele, aga see on asi, mida Trump korraldab praegu maailmas. Loomulikult ajab ta ka oma sisepoliitikat, need Ameerika sisepoliitika ja ka välispoliitika on omavahel väga tugevalt seotud ja kõik need inimesed, poliitikud, ajakirjanikud, siis arvajad, eksperdid, kes siin lihtsalt võtavad suu täis ja ütlevad Trumpi kohta halvasti ja veel halvemini. Nad kas ei tea, mida nad teevad või teavad ja teevad seda meelega, aga igal juhul, nagu ma ütlesin, see on Eesti julgeolekule tegelikult võib-olla eksistentsiaalselt ohtlik. Need inimesed kõik mõelge selle üle. Jah, et Donald Trump on Eesti ja Balti riikide suhtes olnud väga tähelepanelik. Ta on saatnud Karisele õnnitluskaardi Eesti sünnipäeva puhul ja igati pidi näidanud välja sellist toetust, on ka oma kõnedes öelnud, et ta on pühendunud Balti riikidele ja samal ajal Kaja Kallas ütleb, et vaba maailm vajab uut juhti. Gert, kuidas sa kommenteerid seda, et nüüd me peame hakkama uut juhti otsima? Kes see võiks siis olla Kaja Kallas arvates? Me räägime Kaja Kallasest, elektrimolekulide loojast ja milliliitristest mürskudest ja kõigest sellest, et siin ei ole midagi üldse arvata. Aga kogu see käitumine viitab ainult ühele. Kui on isiklik kasu mängus, ja keegi hakkab seda segama, siis loomulikult viskutakse kohe võitlusesse. Et alles ju pool aastat tagasi räägiti Ameerikast meil kui suurimast liitlasest ja headest suhetest ja hetkel, kui ikkagi asi läheb isiklikuks, siis enam need argumendid nagu ei ole olulised, ei mõelda üldse Eestile, sest oma huvid saavad kahjustatud ja ilmselgelt ju need oma huvid on see, kui rohepööre Trump on ju ilusti otsustanud see rohepöörde ära lõpetada. Me ju nägime meie riigi tasandil 2,6 miljardit
kuskile ju kellelegi läheb, keegi saab selle. Või siis näiteks need erinevad organisatsioonid, mis said USA-lt raha, on ju, need on kõik need toiduahelad, nende erakondade toiduahelad, kes olid valitsuses, ehk siis nemad saidki, nendeni jõudis kõik see raha. Ja kõik see sooideoloogia, need jälle rahastati USA poolt. Ja see on niisugune loomulik inimeste käitum, nemad on ehedalt iseloomustavad seda inimgruppi, kelle jaoks kõige olulisem on nii-öelda mammona, isiklik huvi, isiklik kasu ja see on tüüpiline niisugune hüsteeriline käitumine praegust. Ega nad nagu väga aru ei anna ja samas üldse ei takista neid rääkimast mingist Eesti julgeolekust ja kõigest sellest. Ja Kaja Kallase puhul. Aga mina tunnen talle kaasa, ta läks kõrgeid sihte seadis, seal läks suuri uksi enda arvates avama ja nüüd tuleb välja, et need uksed on kinni tema ees. Et see on nagu tema positsiooni nagu väga maha lükanud, tasa lülitanud ja kui sa ise kõigil teistele teinud ja siis sa lähed selliste ootustega, ebaadekvaatsete ootustega muidugi, neid uksi laiali lööma jalaga, siis see on tõesti valus, täiesti valus ja tema, olgem ausad, tema natuur on see, et ega ta ju aru ei saa, mida sobib rääkida, kus sobib ja kelle kohta sobib, et ta mõtles mingi enda joone välja, nagu ta kodus tõenäoliselt oli harjunud, karjus kärkis kohagi ühes suunas ja nüüd ta teeb sama Euroopas, ta on igal pool täpselt ühtemoodi käitunud, inimene ei suuda kohaneda olukordadega, kui need muutuvad, tema jääb kogu ühte sama asja koketama. Ja, et ma eile juhtusin vaatama ühte klippi. No vaata, Kaja Kallas ju armastas väga kaamerates ja meedia ees esineda, kui ta veel oli siin ka peaminister ja käis siis Euroopa vahet ja kuidas ta õitses seal alati kaamerate ees ja rääkis pikalt, laialt ja siis ma juhtusin eile vaatama, kuidas tal oli jälle kaamerat. Mikrofonid olid siis temale suunatud seal kuskil Euroopa komisjoni koridorides ja ta oli väga kidakeelne ja ta ei leidnud, ta otsis sõnu, ta ei leidnud neid, ta kokutas seal, ta oli näost halja ära ja väga lühidalt lihtsalt teatas lõpuks, et on kahetsusväärne, et Trump on võtnud rääkida siis kuidas ta ütles, kas Kremli või Vene narratiiv ja et siis ütles lihtsalt thank you ja jooksis minema. Et ta ongi segaduses, sest et see agenda, millega ta Eestis esines, kui ta oli peaminister, mille alusel ta põhimõtteliselt Eesti rahva paljaks röövis, Eesti rahva raha, meie relvad, kõik saatis Ukrainasse ära ja karjus kogu aeg Venemaa suunal ja ähvardusi Venemaa suunal ja kogu see retoorika, see sõjaprintsessi hoiak, sellega ta purjetas Euroopas, aga sellega ei ole tal enam seal praegu mitte midagi peale hakata. Ja Gert tõi väga õige tähelepaneku, et see käitumine, see Kaja Kallase käitumine ei jää ju ainult meie siia seinte vahel, et väike Eestit vaevalt sinna ookeani taha kostub, mida me siin oma keskis räägime, aga tegelikult on seal ju mõju. Kaja Kallas on jäetud ju ukse taha, et see, mida ta on välja öelnud, ongi loonud olukorra, kus Eestit ei kaasata kõnelustesse, samas on ju Kaja Kallas kõrge välisesindaja. Tema ongi just see Euroopa Liidu see nägu, kes peab ju välissuhteid üleval pidama ja diplomaatiat arendama ja korraga on meil täiesti saamatu inimene, et kuidas üldse võimalik on? Gert, kuidas on võimalik, et Kaja Kallase sugune inimene üldse saab nii kõrgele kohale? Kõigepealt halvasti käituv laps jäetakse alati ukse taha ja ei lasta teiste lastega tüli norima, see on ju selge. Ja see on ju Kaja Kallas on ehe näide selle kohta, aga nüüd erinevus on selles, et kui siin tema oli Eestis oma kindlustatud, ütleme, pesas või polsterdatud ruumis, kus siis kõik teda kaitsesid, kõik teda upitasid, ükskõik mis, üritan viisakat väljendada, aga ükskõik mis lollust aga ei öelnud, kiideti takka, tehti takka ja vot sellise teadmisega tema nüüd läks, et pallutama siis Euroopat ja tervet maailma.
aga seal ei ole seda turvamüüri, kes talle katet teeksid, kes teda hoiaksid vaatamata nendele äärmiselt piiratud ja primitiivsetele väljaütlemistele, et seal ei kaeta, seal lihtsalt tema ongi ja ikkagi halvad lapsed, kes ei oska käituda, kes ei saa aru, millised on kombed, millised on viisakusreeglid, kuidas peaksid diplomaatilises korpuses üldse riikidevahelises suhtluses peaks suhtlemine käima, siis neid lihtsalt jäetaksegi ukse taha. Ma nii palju ainult ütleksin küll eelnevalt, mis Monika ütles ka, et no Reformierakond on nende Putini jutupunktidega, millega nad kõike sildistavad. Loomulikult nii Kaja Kallas kui terve Reformierakond, nemad teavadki kõige täpsemalt, mis need on, sest nemad olid ikkagi ju need, kes tahtsid venelastega viisavabadust ja tahtsid osa meie piirid, tahtsid neid piire nihutada, osa neid meie maadest ära anda. Nemad on väga sõbralikud kogu aeg Venemaaga on ja ilmselgelt nemad on meil Eestis ühed ainukesed peaaegu, kes väga täpselt teavad, millised need jutupunktid on ja millised need mõtted on. Ja selleks jälle hästi tüüpiline inimlik käitumine, et selleks, et sa ise ei saa endale see silti küll, hakka ruttu teisi sildistama, sest et noh, nagu nii see lihtsalt tavaliselt on ju, et kes teisele nime annab, see ise seda annab, et ega Reformierakonnal tulebki nagu lasteaia tasemel rääkida, noh, see suhtlus ja kogu nende käitumine ongi selline, see on minu arvamus. Väga hea tähelepanek, et kõiki, me oleme ju lapse emad ja siis me teame, kuidas Reformierakonnaga käituda, aga jälle väga hea tähelepanek, sest mulle ka jäi mulje, et meil on vaenlane number 1 on Donald Trump ja USA, siis on alles Putini Venemaa ja nüüd tekkis veel üks vaenlane, oli NATO ja Mark Rutte, et kõrge reformierakondlane korjas juba Eestis munasid kokku, et siis Mark Ruttet hakata sellega loopima. Et ma ei tea, mida nad ette kujutavad, et mida nad seal Reformierakonnas endast arvavad, et neil on siis kõik Eesti inimesed, tähendab kõik maailm on nende vastu. Ja kolka mentaliteet. Selles mõttes mitte Eesti inimeste kohta, vaid Reformierakonna kohta, et kui nemad on siin oma selle raamistiku loonud ja oma inimestega mehitanud, kes neid kiidavad, kaitsevad ja on, siis nad tõesti kujutavad ette, et terve maailm ongi selline, et igal pool on see kaitse ja kõik asjad olemas. Ja üllatus ei olegi. Ja noh, eks nad praegu kõike teevad ka selle nimel, et seda kaitset enam ei oleks ja ei tuleks ka. Et eks siis, kuidas ma ütlen, no ikkagi kõige suurem meie liitlane on kogu aeg olnud Ameerika Ühendriigid ja kui Ameerika Ühendriikides olid siis võimul demokraadid, noh meie mõistes liberaalid, eks ju, et siis neil oligi see kaitse, ja noh, nii nagu Gert enne väga ilusti pikalt rääkis, kuidas see väga valuline reaktsioon kõikidele nendele otsustele, mis on tulnud Trumpi juhitud Ameerikas, kuidas USAID-i rahad võeti ära, kuidas nad jäid kõik need mondod ja inimõiguste keskused ja kõik, kes tegelesid just nimelt nende probleemidega, millega Trump ütles, et tuleb rasvane kriips peale tõmmata, immigratsioon, siis kõik see sooideoloogiad, kõik need programmid, nagu nad Ameerikas on nimetatud, et ja noh, ka need roheideoloogiad ja kõik, et nendel on kõik Ameerikas rasvane kriips peale tõmmatud ja loomulikult noh, nad on täiesti paanikas, nad on hädas, aga samal ajal, noh, nii nagu ma ütlesin, et nad kogu oma retoorikas, mitte ainult retoorikas, vaid ka täitsa tegevuses, tegelikult on nemad Eestile suuri julgeolekuoht, sest et see selline täiesti arutu klähvimine Ameerika suunal, meie kõige suurema liitlase suunal on läinud, võtnud nagu enneolematud mõõtmed ja noh, nagu sa ütlesid, et üks kõrge Reformierakond, see Meelis Atonen, kes tegi postituse, et no ma neid postituse, ma olen sotsiaalmeedias väga aktiivne, ma näen neid postitusi erinevaid, Ligi on klähvinud, noh, kes iganes on sõna võtnud Trumpi suunal ja teda mõnitama asunud, et noh, Atonen lubas nüüd Ruttet hakata mädamunadega loopima, aga mina ikkagi ütleksin, et noh, et kui meil on olnud ikkagi see igipõline vaenlane, naaber Venemaa, kes on olnud ikkagi meile geopoliitiliselt noh, kogu aeg väga ohtlik, kes meid on tapnud ja kes on siin kõik suuremad sõjad pidanud ja kõik see on ikkagi Venemaa olnud ja see on meile ohtlik. Ja nüüd meie kõige suurem liitlane Ameerika, kes on meid viimasel ajal ikkagi noh, väga tugevalt toetanud ja kaitsnud just nimelt ka selle Vene ohu eest, nüüd me
teeme ka Ameerika Ühendriikidest endale vaenlase, et mida me nagu mõtleme, meie ei teeks seda, aga mida need Reformierakond, Eesti 200 ja ka sotsid on siin kõvasti sõna võtnud enne, kui nad veel valitsuses olid, et nemad said ju pihta nende TEI-programmide ehk siis sooideoloogia programmide rahade äravõtmisega, et mida me mõtleme, kuidas see, ma tean, et Trumpil on, ma ei tea, pühvlikonnatus, et tõepoolest arvestades seda, mida kõike siit poolt on tema suunas lendu lastud, miks te tõesti arvate, et nad ei tea seda ja ta ikkagi veel ütleb, et ärge muretsege, me kaitseme teid, me ei jäta teid, et ärge pange, ma ikkagi väga soovitan, ärge pange selle inimese kannatust lõputult proovile. Ja Gert, ma ikkagi ütleksin, et Trumpil on kannatust, ma olen selle müra tema jaoks. Jonniva lapsega ju ei hakata tähelepanu pöörama, ma taas ikkagi tooksin kõik need Reformierakond ja Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, et on nagu see ära hellitatud väike jõmpsikas, et kodus on tema boss. Tema ütleb, kuidas asjad käivad, kuidas pead tegema ja kõik on justkui tema kontrolli all ja nüüd ta läheb oma kodust välja ja siis mis siis selline laps teeb, kui seal ei lähe kõik tema tahte moodi? Jonnima hakkab ja praegust ongi täpselt see, jonnime, trambime, jalgu röögime, sõimame kõiki teisi, sest ei lähe asjad nii, nagu nemad soovivad. Puhas psühholoogia. Loodame, et ikkagi terve mõistus tuleb koju ka selles küsimuses ja tuletame meelde, et me siin võiksime ka peale sõnu täis Ungari suunas, samas Ungari turvab meie õhku, õhukaitse tuleb sealt suunast, aga jah, me loodame väga, et meie kõrgetele Reformierakonna poliitikutele tuleb ka mõistus pähe. Aga lähme kolmanda viimase teema juurde, mis on ka päris selline põletav ja mis puudutab meid kõiki, kuna Eestis on viimastel kuudel arutatud võimalust rentida välja vanglakohti teistele riikidele, et kasutada ära olemasolevat vanglataristust ja hoida töökohti. Gert, sinul on kogemusi nii tolli kui ka vanglaametitest, et kuidas sa sellist olukorda nüüd kommenteeriksid? Ja nad on tegelikult läinud sammu võrra edasi. Nüüd on juba valitsus andis siis rohelise tule, nagu meedia pealkiri oli, et siis Liisa-Ly Pakosta saab hakata läbirääkimisi pidama nende vanglakohtade rentimisega. Aga ei ole meie ju kuulnud ühtegi selgitust, kuidas nagu hakatakse neid probleeme lahendama, mis sellega kaasnevad. Kujutame ette, et tuuaksegi meil Hollandist ja tuuakse meil Rootsist, siis hulgib neid vange või kinnipeetajaid ja karistuse kandjaid sisse. Minul kohe tekib esimene küsimus, et millise riigi seadused ja millisel kujul neile kehtivad. Ega nemad ei tule siia elamisloaga. Nemad jäävad oma riigi kodanikeks, nemad kannavad lihtsalt karistus Eestist. Et millise riigi seadused, millisel kujul kehtivad. Teine küsimus on kohe see, et kuidas toimub neil õigusabi andmine. Nad lähtuvad ju kohati oma riigi seadustest ja vangide kinnipeetavatele karistuskandjatele isikutele on vajalik õigusabi anda, et kas meil on pädevust, kompetentsi, kes seda teeb. Järgmine küsimus on ju teada, et karistust kandvatel isikutel on palju aega, nad esitavad kogu aeg kohtutele taotlusi, esitavad kaebusi, millised kohtud neid lahendama hakkavad. Kas on jälle teadmiskompetentsi, kuidas see asi hakkab välja nägema. Üleüldse, et kas on meil üldse sellise taustaga juriste, kes väga hästi orienteeruvad näiteks Hollandi seadustes või siis Rootsi seadustes. Sellised probleemid. Pluss on muidugi see, et üldjuhul igas riigis on ära reguleeritud see, et see tihedus võib olla erinev, et kõikidel pereliikmetel, kelle perekonnaliks inimene kannab siis karistust, on õigus oma pereliiket külastada. See peaks olema ka ÜRO inimõiguste seadustega ilusti reguleeritud. Ma nüüd ausalt öeldes ei kujuta ette, kuidas see hakkab Eestis välja nägema. Kui Tartu vangla on esimene koht, kuhu tahetakse hakata paigutama, see on nüüd siis meeste vangla ja nüüd kui siis perekond tahab, et ema tahab, et lapsed ei unustaks oma isa ära, tahab regulaarselt käia lastega siis külastamas oma abikaasat ja laste isa, ta peab tulema siis Tartusse elama siis. Milliste seaduste alusel see hakkab nagu toimuma ja mis staatus neil on, kes nad on?
mille alusel nad elamisloa näiteks saavad, nad peaksid pidurdama, samal ajal nad ei saa ju ka saata neid, et me ei luba, sest siis sa rikud selle hollandlase või rootslasest seaduse rikkuja õigusi. Lisaks veel need konsulaarteenused. Meil Tartus ei ole ju ühtegi konsulaari esindust toinud, need on ainult Tallinnas. No, minul on tunne, et kuna me oleme meediast kuulnud, et räägitakse, et ainuke probleem, mis on jäänud, on see, et ühes riigis tohib suitsetada vanglas ja teises ei tohi, siis kas tõesti ei olda võimelised nii sügavuti asju vaatama, neid tagajärgesid vaatama või kuidas see asi ei hakka tööle, see ei hakka toimima kunagi. Jah, et ka teised riigid on seda proovinud, aga see ei ole neil ju õnnestunud. Ei ole võimalik, jah. Ja, no seal on ju, kui lähme detailidesse, eks ole, Gert juba läks detailidesse ja ütles, et seal on väga palju selliseid läbi rääkimata ja isegi mõistetamatuid asju. Aga lähme veel rohkem detailidesse. Lähme näiteks sellistesse detailidesse, et meil ju teatavasti vangid elavad tunduvalt paremini kui näiteks pensionärid. Mida kõike neile on tagatud, et siis kodus olevate laste emadelt võtsime, lapsega kodus olevatelt emadelt võtsime haigekassa kindlustuse ära, aga vangidel teatavasti on neil see olemas, nad saavad hambaravi ka tasuta, eks ole, et meie nii-öelda seadusekuulekad kodanikud käivad, pool Eestit on hambutud, käivad ringi ja endale hambaravi ei saa, endale lubada ei saa hambaid suhu, aga vaata vangidele me paneme nad nende samade maksumaksjate rahade eest, eks ole, kes ise käivad hambutuna. Või siis võtame selle toidu küsimused. No kes meile tulevad Rootsist ja Hollandist? No ikka tulevad need, kes on seal need kriminaalid ja kurjategijad? Me teame, millest ei tohi avalikult rääkida ei Rootsis ega Hollandis on see, et kriminaalid on ikkagi immigrandi taustaga ja on väga suures osas moslemid. Ja kui nüüd need moslemid tulevad meile siia vanglasse, no me peame hakkama neile ju halal toitusid kõike pakkuma, eks ole, rääkimata sellest, et me nagunii on vangid hästi toidetud ja tasakaalustatud toit ja nagu sa ütlesid, et nad teevad ka kaebusi, neid toidu osas kaebusi on tulnud nagunii, tuleb igapäevaselt, mis neile kõik ei meeldi seal ja kui tulevad veel need moslemid, siis me alles hakkame kuulma. Aga selle teemaga meil jäinud Pakosta ka Riigikogu saalis ja mina olen temalt küsinud, et väidetavalt on see raha, mida siis Eesti riik sellise asja pealt teeniks, on mingi 30 miljonit. Jah, aga sealt on need kulud ju maha arvamata kõik, mis... Ma küsisin tema käest, et kas see on nagu puhas tulu, ja kes siis maksab kinni, kuni sinna halal toiduni välja ja hambaravini ja kõik, et kas Eesti riigi maksumaksja hakkab tõesti ka nende eest nagu maksma ja siis öeldakse, et oi, me teenime see 30 miljonit, et ärge muretsega, see katab seda ära, aga siis on see ju nullsumma mäng. Ja ma arvan, et tegelikult kui see nii läheb, siis Eesti maksumaksja maksab selle veel kõigele lisaks peale, mis on äärmiselt ebaõiglane. Ja võtame suures plaanis ikkagi, me võime nende detailide kallal nokkida, ega neil kogu selle Reformierakonna, Eesti 200 sotside, nüüd sotsid kukkusid välja, et on ikkagi reformierakondlike valitsuste üks väga selline käitumismuster on see, et ikkagi kõigepealt hüpatakse ja hästi kõrgele hüpatakse ja laamendatakse, aga ei mõelda selle juures ja kui neile öelda, mida nad kõike valesti teevad, siis oled ise süüdi ja Kremli käsilane, eks ju. Et lihtsalt ära markeerides, et see on lihtsalt naeruväärne, kuidas ükskõik mida sa küsid Kristen Michali käest, hakkab rääkima jälle mingist EKRE-ike valitsusest, kes on nagu EKRE on ikka kõigest süüdi, mida nemad teevad ja kõikides hädades ja ma ütlesin ka talle, et puud on veel, et süüdi on 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism, ainult mitte nemad. Eks selle vanglate teemaga ole see sama, et tehakse siin mingisugused otsused ära, aga seda suppi hakkab sööma pärast terve Eesti ühiskond, nagu alati kõikide nende otsuste puhul. Jah, Gert. Ja, siin on mitu külge medalil ka. Kohati ma nagu mõtlen, et see on läbimõeldud samm. Sellepärast, et kui me nüüd hakkame mõtlema, mis hakkab juhtuma, tuleb nüüd see perekond. Me teame, et moslemite perekonnad näiteks on väga, väga lasterikkad. Vanaemad, vanaisad, onud, tädid, kõik on üks uus perekond.
usun ka, et seaduste järgi, igastuslepingute järgi peab siis see riik, kes hakkab majutama teise riigi vange, tagama ka nende lähedaste inimeste elamise, mis siis tõenäoliselt läheb ka meie maksumaksjate raha pealt. Aga nüüd Tartu linnas neid kogukondasid hakkab palju tulema, meil tekib siis väga suur moslemi kogukond teise kultuuritaustaga, teiste kommetega, traditsioonidega. See ühiskonnas Tartu juhustikus hetkel on ainult Tartus, see väga palju muudab ja ka ütleme seal vanglas sees, mis keel seal hakkab domineerima, kuidas need omavahelised suhtlemised on, kultuuritaustad, käitumised, erinevad temperamendid, noh kõik see juba on näha juba eelnevalt, et see on ju konflikti tekitav olukord igatpidi ja nüüd on küsimus, et kas seda tehakse teadlikult, et rahvast ikka veel lõhestada, sest need teemad nagu koroonaterror ja Ukraina sõda, millega rahvast lõhki jääda, nüüd hakkavad läbi saama ja rohepööre, kõik hakkavad kuidagi ära vajuma, tekitame uue, et siis hakkab selle pinnalt killustamine. Teine teema on see, et mida ma mäletan Kaja Kallas ütles, et kui me tõime siin EKRE tõi esile meie demograafilist kriisi, et aga Eesti maalasi, et selleks ongi vaja teistest riikidest inimesi tuua, et siis meil on uus rahvas, et kellelgi ei ole otsa ees, kes on see õige ja päris eestlane, et kõik me oleme Eesti maalased. Kas see on nüüd see plaan? Mitte midagi ei juhtu kunagi niisama. Ja mulle tõesti meeldiks, võib-olla ma olen liiga optimistlik, meeldiks mõelda, et nad ikka nii primitiivsed ei ole, et nad neid probleeme nagu ette ei näe. Noh, ise küsimus on muidugi see, et on ka käinud läbi, kuidas nemad hakkavad nüüd otsima neid töötajaid sinna vanglasse, kellel on keelelised, kes oskavad nende keelt ja neid teadmisi, noh, kas on jälle toiduahela kasvatamine, mis see olema hakkab. Ja nad ikkagi näevad küll neid probleeme ette, sest kuskil sahtlis on ootamas vihakõne seadus, kui sa midagi halvasti ütled, lähed kinni. Kuskil sahtlis on praegust ootamas sookvootide ja iga mitmekesisuse kvootide seadus, ehk siis kõiki neid moslemeid püütakse siis integreerida meie ühiskonda ja Monika. Eks, me oleme rääkinud siin pikalt, mis on tegelikult toimunud Ameerikas, kuidas kõik sealt ja see väga kiiresti liigub juba Ameerikast välja ka, kuidas kõik need asjad, mis on juba ümber pööratud ja ümber pöördumaas, aga meie omad siin üritavad veel ikkagi kiirkorras ära jõustada neid vanu poliitikaid, kogu demokraatide ja ka liberaalide immigratsioonipoliitikat, kõiki neid sooideoloogilisi poliitikaid ja kõik, et ruttu, kõik need, nagu sa ütlesid, et sahtis on ootamas, et eks nad katsuvad need veel ruttu lauale tuua enne kui see suur laine ikkagi ja see tuleb, see jõuab Eestisse enne kui see, et nad jõuaksid hästi palju seda kurja ja paha ikkagi ära teha. Aga ma selle vanglate väljarentimise teema juures veel juhiksin tähelepanu sellele, et vaadake, kuidas nad seda kõike põhjendavad, ja kuidas nagu Mihal ka, nüüd järsku on hakatud rääkima majandusest ja töökohtadest ja kõigest, siis selle teemaga ka. Nad ju räägivadki, et kuidas see toob meile töökohti, kuidas see elavdab majandust ja tõepoolest, eks ole, kui siia tulevad mingisugused Rootsi moslemitest, araablastest vangid, neil on tõlke vaja, eks ole, jällegi, eks ole, turg elavneb, aga minul on ikkagi küsimus ja ma küsisin kunagi Pakosta käest ka, kui see meil teema saalis oli, aga ma vastust ei saanud, et kes selle kõik kinni maksab, et kui neil on tõlketeenust vaja, kui sest raviteenustest ja nendest me kõik rääkisime. Ma arvan, et neid maksab kinni meie haigekassa, kellel niigi raha ei ole, meil ju arstivisiiditasu tõsteti meie maksumaksjal tavainimestel. Tervisekassa. Või tervisekassa, jah. Et jah, just. Et nüüd see meie tervisekassa saab ju ka selle vangide terviseteenuse koormuse veel endale, et kes need teenused kõik kinni maksab, et jah, kuidas ma ütlen, see nii-öelda tööturg või see tõepoolest elavneb, tõlgid saavad tööd ja arstid saavad tööd ja vangla, nii-öelda need vangivalvurid saavad tööd ja kõik, et ma ei tea, kuni sinna vangla uste ja lukkude hooldajateni välja, aga kes selle kõik kinni maksab, see on nagu, see on küsimus, millele meil ei olegi vastuseid antud.
ja et isegi see 30 miljonit eurot, mida me justkui peaks kasu see on saama, kommiraha. selle me ju anname tuuliku ärimeestele, et meil on ju selline tore taastuvenergia toetusplaan, et 20 miljonit 20 aasta jooksul antakse toetuseks maismaa tuuleparkide arendajatele, kes on ka enamasti 240 miljonit. Need olid mere. Maismaal oli 240. 240 miljonit 20 aasta jooksul. Ehk siis 10 aasta jooksul tuleb seal 20 miljonit aastas ja seesama asi, mida me siis vangidelt saame, anname siis sinna samma Rootsi ettevõtetele, kes siis välismaised ettevõtted, kes meil ju tuuleparkide arendusega tegelevad, anname neile siis tagasi ja meile jääb siis ainult prügi ja rämps ja kogu see talumiskohustus. Aga täna olid tõesti väga teravad teemad. Aitäh, head inimesed vaatamast. Aitäh, Gert Kingo, et said saatesse tulla. Aitäh, Helle-Moonika Helme, et põnevatel teemadel meiega rääkisid. Ja tänan vaatamast. Ilusat kevadet kõigile!